på en båtsäg. Teaching.
Subaru pani välja. Muu loeks. Nagu tavalise auto. See on nagu Eeri Liukasega mul on siukene. Ah, see on see. Siim Karja. See oleks küll sida. Mõni vend võiks kraavi panna. Tule maha. See on see. Sõidu ajal. Kas teeb seal nüüd? Mul hea vaata mitte. Maastik pidurid panegi. Tegid niimoodi. Seejärel, kui need hakkas kuidu käima tegutsema, kui lauamaterjal läks tuleb number 4, Dmitri Mälson, Aleksander Kornilov. Tees on auto, mis 2 aastat tagasi osteti Eestimaale ja maksis 4,2 miljonit Eesti krooni. Tegemist on Ford Escort VRC-ga, tegemist on sellise, vähemalt 2 aastat tagasi sõitsid ka maailma tipptiimide tippasjad samasugusel võistlusautol, kuigi samasugune on korda veel kord see suhteline mõiste. Tipptiimidel on alati mingi väike viin seal asjal juures ja see, aga tegemist on siis VRC autoga ja vaatame, mis see ajanik Kornilov välja sõidab. Ja Santos Mahur, kes teeb oma elu 3. rallistarti ja usun, et sellisel esimesel sõidul just oligi Markusel kõige suurem tegu see, et noormeest natukene ohjeldada tagasi hoida, et kõigepealt on ju kurat pesu eest Sanniga, aga nii ta ongi, et kui see Sanni sai, see on sellise tehase poolt ettevalmistatud võistlusautole, see on Jaapanist toodetud võistlusauto, ei ole tehtud kuskil Inglismaa tehastes ja seal ematehase võistlusauto on ettevalmistatud siis liiga lühikeste sirgete peal sellist küljeviskamist ei ole näha, aga ometi ma kutsun teid üles suurele tugevale aplausile, teeme nüüd soomlasele sellise nii kõva, mida me suudame, usume, et soomlane seda vääriliselt ka vastu võtab ja edaspidi veel näitab, mis alati välja sõidab, aga see mõneb otse. Otse tuleb. Kommi tükka, jah? Vihane.
Mikro kätte.